Tere, mina olen Marika ja tutvustan sulle täna copywritingu koolituse sisu ja kellele see sobib, kellele ei sobi, kellele see mõeldud on, kuidas see koolitus üles ehitatud on. Jagan sinuga enda ekraani. Copywritingu koolitus on mõeldud siis inimestele, kes peavad tegema tööd tekstidega. Need võivad olla siis kas ettevõtte omanikud, turundajad, müügimehed ja naised. Ja oluline on see, et sa ei pea oskama kirjutada selleks, et osaleda koolitusel, ehk sa ei pea olema kirjanik selleks, vaid sul on vaja lihtsalt turundada enda ettevõtte tooteid ja teenuseid. Ja kuna internetis on põhitööriist sinu jaoks selle jaoks sõnad, siis copywritingu koolitus ongi just mõeldud sulle, kui sa soovid turundada internetis ja sa soovid, et sinu tekstid oleks müüvamad ja veenvamad sinu sihtrühmale. Ja kellele see koolitus ei sobi, kui sul ei ole vaja kirjutada müügitekste, kui sa ei taha internetis müüa ja kui sa ei taha õpitud kohe praktikasse panna, ehk siis meie koolituse tulem saab olema valmis tehtud tekst, mida sa saad kohe kasutusele võtta, et niimoodi sa saad sellest koolitusest kõige rohkem kasu. Või kui sa oled juba copywriter ja sulle näiteks tuttavad sellised sõnad, terminid nagu AIDA või BAS ja nii edasi. Millistest tekstidest me räägime? Me räägime siis müügitunnelis olevatest tekstidest, reklaamtekstid, näiteks Facebooki reklaamtekst või siis Google Adsid, meilikirjad, mille eesmärk on teha siis pakkumine. See võib olla meilikirjade seeria näiteks või siis esimene meilikiri, mis sisaldab pakkumist ja samuti maandumislehed ja koduleht, kus on ka väga oluline, et sinu sõnad oleksid võimalikult selged ja põhineksid siis inimese psühholoogial ja copywritingu printsiipidel. Mida sa koolitusel õpid? Sa saad teada, kuidas õiget sisendit saada tekstide kirjutamiseks, ehk siis kuidas leida need sõnumid, mis resoneeruvad sinu kliendi või sihtrühmaga. Ja sa saad teada, milline on müügitekstide ülesehitus ja struktuur. Saad ka palju näiteid, mida saad siis hiljem kasutusele võtta. Saad teada, mis on AIDA, mis on BAS-mudelid, millised on need psühholoogilised ajendid, mis peaksid olema müügitekstis kaetud selleks, et inimeste tegevusele aktiveerida ja kuidas kirjutada veenvat meilikirja, kuidas kirjutada veebilehele, kampaanialehele tekste, kuidas reklaamtekste kirjutada ja kuidas vältida siis tüüpvigu ja kirjutada võimalikult lihtsalt ja selgelt, sest copywritingus on väga oluline see, et sinu tekstid oleksid lihtsad, selged ja arusaadavad. Ja mille poolest see koolitus teistest erineb? Koolitus salvestatakse, nii ühepäevane koolitus kui ka need 5-päevased koolituse osad, nii et sa saad neid põhimõtteliselt järgi vaadata enda vabal ajal ja ka peale koolituse lõppemist on need koolitused üleval 2 nädalat. Koolitus sisaldab hulganist töölehti ja näidistekste, mida saad ka hiljem kasutusele võtta. Näiteks siin on sales page ehk siis müügilehe või kampaanialehe sektsioonid, mis on need olulised osad, mis peaksid olema ühel kampaanialehel kaetud, ja kuidas neid järjestada võiks. See on lihtsalt üks näide siis sellest, kuidas üles ehitada enda kampaanialehte. Ja samuti saad sa sissepääsu siis toetusgruppi Facebookis, mis on siis copywriterite tagatuba ja siin on siis meil võimalus omavahel suhelda, omavahel tuttavaks saada, aga mis kõige olulisem, sul on võimalus saada juhendajatelt tagasisidet ja saada ka teistelt osalejatelt tagasisidet enda tekstidele, mida sa oled loomas. Ja kindlasti see on hea võimalus ka jagada enda kogemusi ja nippe ja niimoodi sellest koolitusest võimalikult palju kasu saada. Ja mis vahe siis on 1-päevase ja 5-päevase koolituse vahel? 1-päevane koolitus sobib sulle, kui sa soovid info korraga kätte saada, ehk sul ei ole võimalik osaleda iga päev hommikuti koolitustel. Ja kuna see päev on 10-5, vahepeal on lõunapaus ja materjali meil on päris palju, mida jagada, siis tõenäoliselt selle päeva jooksul me personaalselt sinu tekstidega tegeleda ei jõua nii palju, võib-olla näiteid lihtsalt tuua sinu tekstist, aga võimalus on küsida siis nõu Facebooki grupis ja 5-päevane koolituste sari on siis see koht, kus sul on võimalus saada ka laivis nõu, et need toimuvad siis 5 järjestikusel päeval, esmaspäevast reedeni hommikuti kell 10 kuni 11:30. Kui sa tuled Zoomi, siis sa saad otse Zoomis küsida nõu.
või kui sa pärast siis ka tahad Facebooki selle sama live video all kommentaariumis on sul võimalik siis saada nõu. Nii et Facebooki grupp on selline hea koht, kus me saame siis neid koolitusi ja kogu seda infot vahetada. Aga mida teha selleks, et koolitusest maksimumi saada, siis soovitame ette valmistada teksti, mida sa soovid valmis kirjutada koolituse ajal. Selleks võib olla siis kas üks meilikiri või rohkem meilikirju, siis reklaamtekstid, mida sa tahad näiteks Google Adsi või Facebooki kasutada või siis kampaanialeht. Ja saada üks nädal enne koolituse algust enda algversioon, mida soovid koolituse käigus parandada. Ja selleks, et koolitusest maksimumi saada, on soovitus siis ka osaleda aktiivselt Facebooki grupis. Koolitusel osalejad saavad ka endale 2 kingitust. Üks on siis Mirel Püssi poolt kirjutatud raamat Kirjuta lihtsalt, väljendu selgelt. Ehk siis kuidas kirjutada ideaalset naist. Ja siin on siis põhimõtteliselt näha sisukorrast, et kõik, mida sa vajad, et kirjutada võimalikult selgelt ja ilma kirjavigadeta ja lihtsalt ja millised on need tööriistad, mida sa saad kasutada, kui sa siis enda tekste kirjutad. Ja siin on need põhilised asjad siis, mida jälgida enda tekstis, et need tuleksid õige keeles ja võimalikult selgelt ja lihtsalt arusaadavalt. Ja teine raamat on kuidas kirjutada müüvaid tekste, see on siis turundusraamat, kus on 30 lehekülge materjale ja erinevad teemad siis, mis on olulised copywritingu puhul või müügitekstide kirjutamise puhul siis silmas pidada ja need põhinevad ka siis erinevatel uuringutel ja paljud näited ja mõtted on toodud siis maailma parimatelt copywriteritelt. Nii et need on mõlemad 2 niisugust head sellist materjali, mida saad sa ikka aeg-ajalt üle sirvida, kui sa oled kirjutamas tekste. Kes on koolitajad? Koolitajad on Mirel Püss, kes on siis keeletoimetaja ja kellega mina olen koostööd teinud nüüd üle aasta ja väga rahul, kui mul on vaja olnud enda tekste toimetada, siis inimene, kes mõtleb kaasa ja teab, millest ta räägib. Nii et Mirel siis räägibki õigekeelsusest ja räägib, kuidas need tekstid siis keeleliselt korda saada. Ja mina olen siis Marika Juusu, olen turundusega tegelenud 10 aastat, sealhulgas siis nagu turunduse töö ikka sisaldab neid tekstide kirjutamise, siis 10 aastat ligikaudu olen kirjutanud reklaame, uudiskirju, veebilehti ja müügikogemus on mul ka ja suhteliselt selline aktiivse müügikogemus, mis tähendab ka sellist müügijulgust. Nii et kui need 2 asja kokku panna, müük ja siis turundus, siis see ongi see, mis on oluline müügitekstide kirjutamisel ja viimane aasta siis olen keskendunud copywritingule, et ütlen ausalt, varasemad tekstid, mis ma olen kirjutanud, kui ma ei ole kasutanud neid copywritingu põhimõtteid ja printsiipe, siis need tulemused ei ole olnud nii head, aga kui sa tead neid õigeid printsiipe ja neid psühholoogilisi tegureid, mis inimesi ajendavad siis sinu sõnadele reageerima, siis see ongi copywriting ja neid oskusi ma tahangi sinuga jagada. Nii et sa oled väga teretulnud koolitusel osalema ja loodame, et kohtume peatselt.